Eesti Mudel-Euroopa Parlamendi täiskogu istungit asub tervitama Riigikogu esimees Lauri Hussar. Tere hommikust! Ja austatud eesistuja, head Mudel-Euroopa Parlamendi liikmed, lugupeetud noored. Ma alustan kõige põhilisemast ehk väärtustest. Nädalapäevad tagasi kõlas siitsamast Riigikogu kõnetoolist üleskutse, et Eesti peaks Euroopa Liidust lahkuma. See kõlas arutelul, mille sarnast ka teie hakkate täna pidama. Ehk kuidas arendada Ida-Euroopa viletsat transporditaristut. Kuid mis vastupidiselt teie arutelule ei oleks ehitanud, vaid hoopis lammutanud, sest sellega taheti lõpetada Rail Balticu ehitus. Pikemalt süvenemata saate isegi aru, et selline samm ei oleks ei Eesti ega Euroopa huvides. Veel enam, tänases julgeolekuolukorras oleks enese lahtihaakimine Euroopast ja selge julgeolekuolukorras Euroopast ja selle traagelniitidest meile ja meie riigile hukatuslike tagajärgedega. Ja jättes kõrvale sellesisulise ettepaneku täieliku vastutustundetuse, saame vaid öelda, et selle taga saab olla vaid pelk, populistlik ja lühinägelik omakasu või soov teenida kellegi teise huve. Ja head noored, ütlen teile otse ja otsekoheselt. Ärge laske kellelgi oma tulevikku varastada. Euroopa Liidu põhiväärtusteks on inimväärikus, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste austamine. Ning Euroopa Liit on rajatud rahuprojektina, mis ühendab liikmesriike nende ühiste väärtuste ja eesmärkide kaudu, tagades stabiilsuse ja koostöö Euroopa rahvaste vahel. Ettepanekud seda kõike lammutada on kantud mineviku varjudest ja väärtustest. Euroopa Liidu ja NATO liikmeks saamisega sai Eesti jaoks alguse uus diplomaatiline ajastu. Ajastu, mida iseloomustab vabadus, tugevad liitlassuhted ning usk paremasse tulevikku. Paremasse tulevikku läbi kollektiivsuse, mille juures säilib riikide suveräänsus. See andis meile väikeriigina võimaluse olla rohkem kaasatud kui kunagi varem. Ja lõpuks ometi olime väljunud agressiivse idanaabri nõudmistest ja ettekirjutustest. Siiski on oluline mainida, et tänaseni levivad väärarusaamad sellest, mis on Euroopa Liit ja mida see meie jaoks tähendab. Ei hakka salgama, et Euroopa Liidu masinavärk on esiti keeruline, kuid sellel on põhjus. Inglise keeles on väljend by design ehk taotluslikult selliselt loodud. Ja põhjus seisneb selles, et vältida võimu koondumist. Ka põhjusel, et mõne äärmusliku riigu esindaja võib selle enda kätte haarata. Selleks on Euroopa Liit loonud omamoodi võimude lahususe masina, mis koosneb Euroopa Komisjonist, Euroopa Parlamendist ja Euroopa Liidu Nõukogust. Need kolm institutsiooni peavad omavahel kolmkõnet ehk triloogi, mille tulemina võetakse vastu eelnõud. Ja Euroopa Parlamendil on siin eriline roll, sest ainult parlament on ainuke rahva poolt otse valitud Euroopa institutsioon. Ja põgusalt ma räägiks teile ka parlamentarismist ja parlamentarismi põhimõtetest, sellepärast et üks toimiv parlament lähtub reeglitest. Ka teil on täna siin väga selged reeglid, mille alusel te arutelu peate. Aga veelgi olulisem nendest reeglitest on põhimõte, et seda arutelu pidades me peaksime üksteisest lugu, austaksime üksteist
ja oskaksime lisaks rääkimisele ka kuulata. Sest just läbi selle arutelu peab selguma see positsioon, mida teie sõnastate. Oluline on see, et te ei unustaks, et argument ja väga selge seisukoht on see, mis loeb. Et sõnastage oma argumendid selgelt, täpselt ja arusaadavalt. Ja parlamentaarsetes aruteludes on koht veel ühel väga olulisel aspektil. See on koostöövalmidus ja sageli ka kompromiss. Ka neid peate oskama sõlmida ja leida, sest ainult nii on võimalik saavutada tulemus. Ja head noored, teie olete Euroopa tulevik. Ja osalemine Mudel Euroopa simulatsioonis ja praktikavõimalused Euroopa Liidu institutsioonides avavad teile laia vaate kogu maailmast. See on ka väga huvitav, sest Euroopa vajab teiesuguseid noori, kes tunnevad Euroopa Liidu vastu huvi ning oma teadmistele tuginedes kujundavad Euroopa Liidu tulevikku. Lõpetuseks soovitan teil maailmaga koos hingata ja ennekõike alati säilitada uudishimu. Alati küsida, miks on asjad just nii? Küsida, mida mina võiksin siinkohal teha. Soovin teile järjekindlust, vastupidavust ja põnevaid võimalusi. Aitäh! Aitäh! Ma soovin teile suurt ja palju edu tänaste arutelude läbiviimisel, et need on väga olulised teemad, mida te täna arutate. Aitäh! Nüüd kutsun täiskogu ette Regionaalarengu komisjoni. Privileegikaart, jah. Hispaania 86. President, kas ma saaksin palun resolutsioonide koopiat? See pidi olema minu imelise komisjoni juhataja käes, aga ma ei näe teda mitte kusagil. Ja kohe saate resolutsioonid. Kes Regionaalarengu komisjonist soovib ette lugeda tööklauslid? Itaalia komisjonist. Aitäh sõna eest, lugupeetud proua president. Loen ette Regionaalarengu komisjoni resolutsiooni. Mudel Euroopa Parlament. Pöörame erilist tähelepanu transporditaristu kiire taastamise võimekuse ülesehitamisele ja ümberlaadimisvõimaluste tagamisele kõigis olukordades. Rõhutame vajadust luua militaar-Schengeni kontseptsioon. Kutsub liikmesriike üles algatama kõigile vanuseklassidele suunatud teavitus- ja haridusprogramme. Kutsub üles Euroopa Komisjoni suurendama investeeringuid raudteetaristu elektrifitseerimisse, vesiniktaristusse ja hübriidsõidukite arendusse, et optimeerida logistikat ja vähendada keskkonnamõjusid. Kutsub üles arendama ja täiustama ümbersõiduvõimalusi kõigis transpordisektorites.
julgustab liikmesriikide omavahelist koostööd, et tagada parem ühendatus piirkondlike lennukeskustega. Julgustab eelnimetatud liikmesriike üle vaatama oma transpordisõlmede asukohti ja ligipääsetavust, sealhulgas pöörama tähelepanu niinimetatud viimase kilomeetri teenusele ning transpordivõrkude sidususele üle riigipiiride. Soovitab tungivalt laiendada transpordisõlmede taristut ja vähendada kaubavahetusega seotud bürokraatiat, et parandada ümberlaadimise võimalusi, kiirust ja tõhusust. Soovitame tungivalt liikmesriikidel kiirendada digitaliseerimisprotsesse, et tagada tõhusamat kaubavahetust eri transpordimeetodite vahel. Julgustab liikmesriike looma militaar-Schengeni kontseptsiooni, mis on hädavajalik Euroopa kaitsetööstuse arenguks rahuajal, et toetada kaitseettevõtete globaalset konkurentsivõimet. Palub Mudel-Euroopa Parlamendi presidendil edastada käesoleva resolutsiooni Euroopa Komisjoni, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Parlamendi presidentidele. Aitäh! Delegaat võib naasta oma kohale. Kes komisjonist soovib esitada avakõne? Holland komisjonist. Lugupeetud president, asepresidendid, esimehed, kaasdelegaadid ja muud saalis viibijad. Eesti idapiir on ka Euroopa Liidu idapiir. Viimaste sündmuste valguses teame, et meie idanaaber on ettearvamatu ja sõjakas. Kas tunnete ennast idapiiri ääres turvaliselt ja kaitstuna, kui teate, et julgeolekukriisis meie riigi taristu ei võimalda meil ennast kaitsta? Mina koos Regionaalarengu Komisjoniga arvan, et ükski Euroopa Liidu elanik ei peaks ennast kaitsetuna tundma. Soovin südamest, et mitte keegi meist siin saalis oma eluajal ei pea nägema hirmsat vaatepilti, kus riigi lävepakul on militaarkonflikt ja meieni, siin Ida-Euroopas. Ei jõua abi lihtsalt sellepärast, et me ei investeerinud õigel ajal piisavalt maantee ja raudtee taristu rajamisse ega ümberlaadimiskohtade loomisesse. Vastutus saada kriisiolukorras hakkama on igaühe meist kanda. Mitte ainult tulevikus, vaid ka just nüüd. Toimingud transpordisõlmedes vajavad kiiremas korras digitaliseerimist ja bürokraatia vähendamist. Transpordisõlmedes toimuvad pidevalt suuremahulised kaubavahetused ja kauba ümberpaigutused, mille dokumenteerimiseks määratakse endiselt hulgaliselt pabereid. Protsess on ajamahukas ja võimaldab ebatäpsusi. Digitaliseerimisega võidame ajas ja dokumendid muutuvad kättesaadavaks ning läbipaistvaks, tänu millele väheneb korruptsioonirisk. Seega peame me eelkõige bürokraatiat hoomama, teadvustama ja julgemini digitaliseerima. Iga militaarkauba kohta, mis meie liikmesriikide piire ületab, on olemas mitu erinevat dokumenti. Kas meie kaubatransport poleks mitte väga palju kiirem, efektiivsem ja keskkonnasõbralikum, kui meil eksisteeriks militaar-Schengen? Selline kokkulepe Schengeni riikide vahel, kus lisaks tavakaubale saab militaarkaup vabalt, kuid kontrollitult ilma liigse paberimajanduseta kiiresti liikuda, seda nii rahu kui ka kriisi ajal. See oleks kasulik meie militaarettevõtetele ja annaks neile konkurentsivõime ülejäänud maailmas. Ida-Euroopas liiguvad transporditaristul koos kaupadega ka inimesed. Inimeste vabaks liikumiseks ei ole tänane liikluskorraldus linnades väljaspool ühistranspordiga piisav. Olen ise maal üles kasvanud ning tihti näen seda, et lähimasse tõmbekeskusesse pääsemiseks on vaja peredel omada autot või lausa mitut. Delegaat võib kõne kokku võtta. Lapsevanemad peavad mängima taksojuhti, sest lähim rong või bussipeatus asub 20 kilomeetri kaugusel. Meie regionaalkomisjonis leiame, et tänapäeval ei peaks maainimese liikumine sõltuma isiklikust autost või juhilubadest. Aitäh! Jah, aitäh teile! Delegaat võib naasta oma kohale. Resolutsioonile on laekunud muudatusettepanek sätte number 7 kohta. Asendada säte alljärgnevaga.
julgustab eelnimetatud liikmesriike üle vaatama oma transpordisõlmede asukohti ja ligipääsetavust, sealhulgas pöörama tähelepanu transpordivõrkude sidususele üle riigipiiride. Palume kõnepulti muudatusettepaneku esitaja Sander Talsi. Aitäh sõna eest, proua president. Austatud kolleegid ja muud kaasviibijad. Viimase kilomeetri teenuse kasutamine sättest number 7 on Regionaalarengu Komisjoni poolt välja pakutud, kuid juba praegu on busside teenused väga kulukad ning ülalhoidmine on väga raske. Aga nüüd Regionaalarengu Komisjon soovib veel bussiliine juurde tekitada, mis endast tegelikult kujutab riiklikku taksoteenust inimesele koju. Regionaalarengu Komisjon leiab, et iga inimene peab saama bussipeatuse oma kodu lähedusse. Iseenesest on tegu väga ülla eesmärgiga, kuid nagu eelnevalt mainitud, on juba praegu kulukas ning nüüd tahavad nad veel kulusid teha nii finantsiliselt kui ka ressursiliselt. Kutsun teid kuulajaid ka hääletama muudatuse poolt, et hoiduda ebavajalikest kulutustest ning ebavajalikust paberimäärimisest. Aitäh! Palume muudatusettepaneku esitajal jääda kõnepulti küsimusteks. Küsimusi saavad esitada nii delegaadid täiskogust kui ka komisjon. Selleks tuleb ennast sõnavõtu järjekorda panna. Hispaania 86. Aitäh sõna eest, proua president. Kuidas siis delegaadi arvamusel inimesed, kes elavad maal, peaksid koju saama? Aitäh küsimuse eest, austatud delegaat. Inimesed, nad saavad koju selles mõttes. Lihtsalt praegu probleem on selles, et see on liigne ressursikulu. Inimesed, kes elavad maal, tõenäoliselt omavad autot või mingit muud liikumisviisi lähimast bussi või rongi peatusest. See, et me toome bussi, mis viib neid kodu ukseni, on lihtsalt liigne ressursikulu. Aitäh. Itaalia komisjonist. Lugupeetud proua president, kas te ei leia, et sellise teenuse pidurdamine just suurendab autostumist ja läheb ka Euroopa Liidu kliimaeesmärkidega vastuollu, mis on praegu väga prioriteet? Aitäh küsimuse eest, austatud delegaat. Palun adresseerida ka presidenti. Aitäh sõna eest, austatud president, proua president. Jah, see mingil määral teoreetiliselt suurendab, kuid inimesed, kes praegu maal juba elavad, nad omavad neid autosid, ehk siis neid ei hangitaks juurde. Praegu lihtsalt nemad pakuvad välja, et need inimesed, kes omavad autosid, saavad nüüd lisabussiga ka liikuda, kuid see on jällegi, nagu eelnevalt mainitud, väga suur ressursikulu. Aitäh. Belgia 13. Aitäh sõna eest, proua president. Selline küsimus, et te olete nüüd mitu korda juba välja toonud, et inimesed, kes siis elavad maal, et suure tõenäosusega omavad need ka autot. Aga mis saab näiteks vanainimestest, kes elavad maal, kellel ei ole näiteks autot, võib-olla neil pole isegi autojuhi lube või nad ei saa enam autoga sõita? Aitäh sõna eest, proua president, ja aitäh küsimuse eest, austatud delegaat. Need inimesed on praegu tegelikult juba hakkama saanud enda eludega. Elu leiab alati viisi selles mõttes. Praegu ongi lihtsalt peamine probleem see, et kui me teeme liigse busside võrgustiku, see jällegi kulutab raha, mida saaks palju tähtsamatel eesmärkidel kasutada. Viimane võimalus täiskogul ja komisjonil esitada küsimusi. Kui
Kui rohkem küsimusi ei ole, siis delegaat võib naasta oma kohale. Kes komisjonist soovib esitada muudatusettepanekule reaktsioonikõne? Austria. Aitäh sõna eest, austatud president. Hea muudatusettepaneku tegija. Kirjutasin selle kõne eile kodus läbi ja mulle tundub, et maainimestest ei hoolida üldse. 1/3 Eesti inimesi elab maal, nende peale tuleb mõelda. Ütleme nii, et defineerisime teile ära viimase kilomeetri teenuse. See on suhteliselt arusaadav. Aga siis miks see oluline on? Viimase kilomeetri teenus aitab tagada maa- ja äärealade jätkusuutlikkuse, vältida liialt tugevat inimeste koondumist keskustesse ning hoida elu erinevates piirkondades, nii linnas kui maal võimalikult võrdsetena, mis on Euroopa Liidu eesmärk. See tuli ka muudatusettepanekule antud küsimustest välja. Nüüd, me ei räägi ainult ju maakondlikest bussiliinidest, mis täna on juba olemas, ja me ei räägi ka seda, et neid peaks massiivselt juurde lisama. Me räägime sellest, et nende efektiivsust tuleb tõsta. Lisaks soovin ümber lükata ka väite, et me siin hakkame korraldama riiklikku taksoteenust. Me ei korralda riiklikku taksoteenust. Ega vanemad, lapsevanemad ei ole ju bussijuhid. Busse, maakondlikke busse on inimestel alati olnud vaja ja alati on ka tulevikus vaja. Meie eesmärk on see, et on uutest transporditaristustest, nagu näiteks Rail Baltica, on võimeline asulatest, küladest, mis asuvad transpordisõlmest kaugemal, võimalik nendeni saada. Ja seda saab teha läbi maakondlike busside ja läbi nende ühenduste. See ei ole taksoteenus, see on hädavajalik. Ma soovin siia lisada ühe hea näite. Eelmisel aastal alustati Valga linnas ka piiriülest sellist lähenemist, kus siis Valga raudteejaama, mis asub Eesti territooriumil, tuuakse inimesi kokku lähedal olevatest asulatest siis ka Läti riigis. See on ülimalt edukas ettevõtmine olnud ja selle kohta on mitmed andmed, mis seda kinnitavad. Soovin ka siia tuua ühe näite. Nimelt kindlasti olete näinud veebis klippi, kus meie linna, kus me siin hetkel viibime, esindaja soovitab vanaproual, kes on lumme kinni jäänud, tellida endale takso. Me oleme Euroopa Liit, asjad ei käi niimoodi. Me vastutame inimeste heaolu eest ja me tahame, et neil oleks Euroopa Liidus hea olla. Julgeoleku- ja kaitsekomisjoni ettepanek see viimase kilomeetri teenus meie resolutsioonist eemaldada jääb meile arusaamatuks. Võib-olla see on defineerimisviga, kuigi ma leian, et me defineerisime seda teile piisavalt ilusti. Siiski palun, et te toetate meie selle muudatusettepaneku tagasilükkamist. Ma tahan tänada selle teemale tähelepanu juhtimast. See on oluline, et me mõistame seda üksmeelselt ja saame aru, et see ei ole tõesti taksoteenus. Jah, sellega ma võtan oma kõne kokku. Vastan küsimustele. Aitäh sõna eest. Delegaat võib naasta komisjoni juurde ning komisjon tervikuna võib naasta oma kohtadele muudatusettepaneku hääletamiseks. Siinkohal mainin ka ära, et muudatusettepanekute puhul saab hääletada poolt või vastu. Erapooletuks jääda ei ole võimalik. Panen muudatusettepaneku hääletusele. Viieteistkümne poolthääle ning 40 vastuhäälega on muudatusettepanek tagasi lükatud.
Nüüd võib komisjon naasta täiskogu ette avatud debati küsimuste vooruks. Esiteks on võimalik küsimusi küsida klauslite 1–6 kohta. Küsimuste küsimiseks on tarvis taas ennast sõnavõtu järjekorda panna. Taani 115. Aitäh, lugupeetud proua president. Minu küsimus on klausli number 2 kohta. Kuidas plaanite te kindlustada kontseptsiooni tõhusust, kui Euroopa Liidu riikide vahel asuvad liikmed, kes on varemgi olnud takistuseks sellise plaani läbiviimisel, suure tõenäosusega ei muuda enda käitumist ka nüüd. Mainin siin näiteks Venemaa ja Valgevene ja muud sellist koridori, mis on Leedu all. Aitäh. Kes komisjonist soovib vastata? Austria. Aitäh sõna eest, proua president. Ma ei tea, miks me tõime siia välja mingisuguse Venemaa või nii edasi. Tähendab, militaar Schengeni meie kontseptsioon meie jaoks on suhteliselt iseenesestmõistetav ja arusaadav. Tähendab, jah, me leidsime rahuajale rolli, sõjaolukorras rolli nii kaubanduses kui ka kiires tarnes. Meie ohukohti ei näe, sellepärast me selle regionaalkomisjoniga ka välja pakkusime. Tähendab, väga tabar olukord, mul kadus küsimus mõttest ära, kas oleks nõus küsimust kordama? Kas delegaat 115 on nõus küsimust kordama? Aitäh teile, proua president. Kuidas te plaanite kindlustada selle kontseptsiooni tõhusust, kui Euroopa Liidu riikide vahel asuvad liikmed, kes on varemgi olnud takistuseks sellise plaani läbiviimisel, suure tõenäosusega ei muuda enda käitumist ka nüüd? Ja ma mõtlen selliseid koridore, mis on näiteks Leedu riigi all, mis takistavad näiteks Balti riikide ja Poola vahelist kaubavedu näiteks. Aitäh. Selge. Aitäh sõna eest, proua president, ja aitäh küsimust täpsustamast. Tähendab, Schengeni põhimõte on ja on alati olnud see, et Schengenisse saavad need riigid ennast lisada, kelle poolt kõik teised riigid on. Et kui militaar Schengen läheb läbi, siis militaar Schengeniga liikuvad need riigid, kes suudavad seda võimekust garanteerida, ja neid riike, kelles nähakse ohtu võib-olla nii siseselt kui väliselt, sõltuvalt siis, te tõite näiteks ka selle koridori, eile tõiti meile näiteks siis Ungari, et neid lihtsalt ei võeta militaar Schengenisse või tehakse nendega eraldi kokkulepped. Et Schengeni idee, nii ka siis meie militaar Schengeni idee, on see, et neid, keda me usaldame nende vahel, me loome selle võimaluse. Ja mina arvan, et me peaksime usaldama. Ja mina arvan, et me kindlasti usaldame ja peaksime usaldama oma liitlasi, kellega me koos oleme Euroopa Liidus ja NATOs. Aitäh. Järgmise küsimuse esitab Austria 3. Aitäh sõnast, proua president. Tahaksin ka küsida punkti number 2 kohta, et miks on toodud võrdlus Schengeni alaga. Schengeni ala on loodud inimeste liikumisvabaduse tagamiseks ilma piirikontrollideta, aga see ei ole võrreldav sõjaliste jõudude liikumisvabadusega. Seega ma tahan teada, miks on see tehtud niimoodi. Aitäh. Kes komisjonist soovib vastata? Leedu. Aitäh sõna eest, lugupeetud proua president. Sooviksin täpsustada, et keegi ei räägi mingisuguste sõjaliste jõudude liikumisest. Me räägime lihtsalt sõjatehnikast ja et meil kõigil oleks kiirem kaubavahetus. Me oleme ka välja toonud erinevad kasud kaitseettevõttele. Ja miks täpsemalt me tõime võrdluse Schengeniga on sellepärast, et me leidsime, et see on kõige kiirem viis teile seda selgeks teha, kes ei ole sellega tegelenud nii põhjalikult viimased 4 päeva, nagu meie komisjon on. Aitäh.
Järgmise küsimuse esitab Taani 114. Aitäh sõnast, proua president. Minul on küsimus klausli 3 kohta. Kuidas te jõuate ja kuidas te siis suunate teavitusharidusprogramme näiteks vanainimestele, kellel ei ole interneti, kellel ei ole näiteks sugulasi? Kuidas te nendeni jõuate? Aitäh. Kes komisjonist soovib vastata? Itaalia. Aitäh sõna eest, lugupeetud proua president. Vanade inimestele saab näiteks lehtede kaudu või siis korraldada erinevaid üritusi, näiteks kui inimene elab maapiirkonnas, siis vallamajades ja nii edasi. Nii et valikuid on mitmeid. Aitäh. Rootsi 92. Aitäh sõna eest, lugupeetud proua president. Mul on küsimus samuti klausi 2 kohta ja selle militaar-Schengeni kohta. Kas see siis tähendaks seda, et militaartransport saaks liikuda täiesti vabalt Schengeni alal, ilma mitte mingite lubadeta ja dokumentideta, ja kas te ei arva, et see on natukene liiga palju vabadust? Aitäh. Kes komisjonist soovib vastata? Julgustan ka teisi komisjonist vastama küsimustele. Hispaania. Aitäh sõna eest, proua president. Et see kindlasti oleks nüüd päris mingi dokumentatsiooni vaba, nagu on inimeste liigutamine, aga see lihtsustaks tugevalt praegust süsteemi, kus ongi, et sa pead nagu iga kord, kui sa tahad üle piiri liikuda, siis sa pead eraldi kõikide nende riikidega kooskõlastused saama, mis võtab väga pikka aega ja see on eriti oluline just kriisiolukordades. Et siin kindlasti oleks mingisugune, et me ütleme jah, et näed, me nüüd tahaksime tulla see, okei, tulete, et just nagu kõige rohkem avalikkust teavitada. Küsimuse esitab Malta 61. Aitäh sõna eest, proua president. Teie komisjoni liige mainis küll, et te ei näe militaar-Schengeni kontseptsiooniga ohtu, räägin siis klauslist 2, kuid mis arvate sellest, et kui avame transpordiliinid vabalt, siis mis juhtub näiteks illegaalse kaubandusega, inimkaubandusega, narkootikumide veduga? Kas te ei näe selles lisaohtu? Aitäh. Kes komisjonist soovib vastata? Leedu. Aitäh sõna eest, lugupeetud proua president. Sooviksin täpsustada, et militaar-Schengen puutub militaarkaupadesse ja ka praegu on kahjuks ohud juba inimkaubanduse, narkoveo ja mille kõigega te veel mainisite, aga see ei olnud meie komisjoni probleem, mida lahendada ja selleks oleks vaja eraldi lahendust, mille meie ei saa pakkuda. Aitäh. Rootsi 93. Proua president, minu küsimus läheb siis ka teise punkti kohta, et kuidas te tagaksite efektiivsuse, kui kõik riigid ilmselgelt ei oleks siis nõus ja kui kõik riigid peaksid olema kõikide riikidega nõus, siis see tõenäosus, et midagi üldse juhtuks, on praktiliselt nulli lähedal, et mida teeksite selle nimel, et oleks efektiivne lahendus? Vastab Austria. Aitäh sõna eest, austatud proua president. Ma tuletan meelde, et Schengeni mõte on see, et me võtame sinna need, kellega kõik ülejäänud riigid, kes Schengenis on nõus. Me peame olema võimelised usaldama ja olema oma liitlastes, partnerites kindlad. Mulle jääb mulje, et te väidate, et me ei saa usaldada neid inimesi, kes on meil täna siin juba ka meie riigis nii-öelda sees, et aidata meid kaitse, treeningute ja kõige muu sellega. Et tõesti, see militaar-Schengeni ohte võib välja tuua, aga neil kõigil on loogiline lahendus. Et kas või tuua näitena siis see Ungari, et kui tõesti me näeme kõik ülejäänud selle militaar-Schengeni liikmena, et nad kujutavad militaar-Schengenile ohtu, siis nendega võib ju teha eraldi kokkuleppeid. Nii tehakse ka päris Schengeni puhul. Aitäh. Eelviimase küsimuse klauslite 1–6 kohta esitab Hispaania 86. Aitäh sõna eest, proua president. Küsimus on selles, kas Regionaalarengu komisjon ei leia, et käesolev bürokraatia militaarkaubaveo
kaubaveo ümber on tegelikult põhjendatud. Poliitikas poliitikas on huvid ja kui ma ei saa viia Ungarisse 200 tonni trotüüli ühe päevaga ilma dokumentatsiooni, see on tegelikult hea. Kes komisjonist soovib vastata? Julgustan kõiki komisjoni liikmeid aktiivselt osalema. Hispaania. Aitäh sõnas, proua president. Et nagu ma ka enne ütlesin, et siis päris dokumentatsioonivaba ei oleks ka hiljem, et sa ikkagi pead riigile ütlema, kuhu sa viid või transiidis, et mida sa vead ja kui neil on vastuväite, siis nad saavad ikkagi ju vestelda ja leida siis paremaid lahendusi. Aga see on põhimõte, mis militaarschengenil on, et vähendada sellist mõttetut paberimajandus, mis on selle osa, mis on nagu iga kauba juures, iga kord vaja teha, et see, mida saaks panna ühte lepingusse kokku ja siis olekski see leping olemas ja ei peaks iga kord seda uuesti tegema. Aga kui on mingid eriklauslid, nagu tõite see suurest kogust mingi lõhkeaine, ma oletan, vedamiseks, et ikkagi on vaja nagu öelda see riigi, kus sa vead seda ja nemad saavad siis juba nagu vestelda ja kui nad leiavad vastuväiteid, siis tekibki nagu argument ja saate leida parema lahenduse. Aitäh sõna eest. Viimase küsimuse nende klauslite kohta küsib Austria number 3 ja võib valmis panna küsimused klauslite 7–11 kohta. Aitäh sõna eest, proua president. Mul on küsimus ka klausli number 2 kohta, et kas teie arvates ei peaks olema osa bürokraatia vajalik, et tagada kaupade täpsus ja logistiline, et vältida logistilisi probleeme? Aitäh. Kes komisjonist soovib küsimusele vastata? Holland. Aitäh sõna eest, austatud president. Kas saaks korrata küsimust, et vahepeal nagu hakkas hakkima? Austria number 3 võib korrata. Ma tahaks, küsimus on sellega, et kas osa paberitööst ei peaks olema alles, kuna et tagada täpsus ja vältida logistilisi probleeme. Holland võib vastata. Aitäh sõna eest, austatud president. Muidugi me nagu me ennem juba oleme mitu korda maininud, et osa bürokraatiast absoluutselt jääb alles. Et muidugi peavad riigid teadma, et mis nende alal liigub, kus kohas, aga selle Schengeni põhimõte on selles, et sul ei ole vaja küsida 10 korda ennem luba, et nüüd ma tulen, nüüd ma lähen sinna, kas ma ikka võin. Sellel on meeletu paberimajandus. Et Schengeni mõte ongi see, et see on vabam, aga samas ikkagi see ei tähenda seda, et riigid ei tea, et mis kus liigub. Aitäh. Taani 111, klauslite 7–11 kohta. Aitäh sõnaõiguse eest, austatud proua president. Mul on küsimus klausli 9 kohta. Sooviksin täpsustust, et kuidas on digitaliseerimisprotsessid seotud tõhusama kaubavahetusega. Aitäh. Kes komisjonist soovib vastata? Austria. Aitäh sõna eest, lugupeetud proua president. Aitäh küsija. Digitaliseerimise all ei mõtle me ainult tehisintellekti kasutusele näiteks tehisintellekti kasutusele võttu opereerimissüsteemides ja nii edasi. Ma toon lihtsa näite. Me võime integreerida digitaliseerimisprotsessiga näiteks raudteede ehitamisesse, millega täna tegeletakse. Digitaliseerimisprotsessidel on väga suur tähendus ja väga suur mõju, kuidas tänapäeva raudteed ehitatakse. Me oleme niivõrd ajas edasi liikunud, et juhtimissüsteemid on see, mida me kaasajastame ja digitaliseerime ja vähendame inimohtu nendel koridoridel. Ja kui seda ohtu ei ole, siis on vähem oht ka õnnetusteks, mis ju otseses mõttes tagabki kiirema ja lihtsama kaubavahetuse. Aitäh. Malta 62.
Aitäh sõna eest, proua president. Mul on küsimus lahenduse number 10 kohta. Te ütlete, et militaar Schengen on hädavajalik Euroopa kaitsetööstuse arenguks, aga me näeme, et Euroopa kaitsetööstus areneb praegugi. Mis on siis see muutus, mis te tahate luua ja kuidas see loob globaalset konkurentsivõimet? Vastab Itaalia. Aitäh sõna eest, lugupeetud proua president. See on hädavajalik just Ida-Euroopa kaitseettevõtete arenguks, et ka Ida-Euroopa kaitseettevõtetel oleks globaalne konkurentsivõime, mis kokkuvõttes siis suurendab terve Euroopa kaitseettevõtte globaalset konkurentsivõimet. Aitäh. Poola 71. Aitäh sõna eest, proua president. Olete maininud 8. tööklauslis, et soovite vähendada kaubavahetusega seotud bürokraatiat. Kas arvate, et praegune Schengeni piirkond on selles siis põrunud, et viimati vaadates oli Euroopa Liidus ikkagi vaba kauba liikumine ja vaba kaubavahetus? Kes komisjonist soovib vastata? Leedu. Aitäh sõna eest, lugupeetud proua president. Me räägime siin ikkagi punktis 8, me räägime ikkagi bürokraatia vähendamisest selles osas, et muidugi Schengen ei ole läbi kukkunud, Schengen toimib, aga alati saab paremini ja meie komisjon soovib, et igasugused ümberlaadimisprotsessid, mille me toome ka teistes punktides välja, oleksid tõhusamad, et sadamates kaup liiguks kiiremini, et sulle jõuaks pakk koju kiiremini kätte. Aitäh. Austria 1. Aitäh sõna eest, lugupeetud president. Ma tahtsin siis küsida 9. punkti kohta, kus te siis mainisite neid digitaliseerimisprotsesse, et minu arust ka avakõnes oli mainitud, et see peaks siis aitama kaasa läbipaistvusele, aga ma siis küsin, et kas see võib ka mingil määral mõjutada ka meie küberturvalisust? Aitäh. Kes soovib küsimusele vastata? Holland. Aitäh sõna eest, austatud president. Et nagu küberkoha pealt esiteks, me oleme näinud Eesti Vabariigi näitel, kuidas me oleme e-riigis ja meil töötavad need asjad. Ja muidugi, kui me teeme mingid uued tarkvarad, kus me saame teha asju läbipaistvamaks ja reaalselt digitaliseerida neid dokumente, siis muidugi me tegeleme sellega, et need oleks küberturvalised ja me arendame seda maastikku ja meil on juba sellega väga hästi ja see on ka selline koht, kus me saamegi areneda ja see töötab tänapäeval näiteks, ongi Eesti Vabariik töötab, et meil on väga vähe küberrünnakuid, mis lähevad läbi ja see teeks lihtsalt olukorda väga palju paremaks, kui meil on need dokumendid digitaliseeritud ja ma rõhun ka selle läbipaistvuse peale, et need on kergemini kättesaadavad ja läbinähtavad tavainimeste poolt. Aitäh. Julgustan ka küsimusi esitama delegaate, kes ei ole veel küsinud. Malta 62. Aitäh sõna eest, proua president. Ma siis küsin teilt uuesti punkti 10 kohta, sest tegelikult te hoidsite minu küsimusest kõrvale. Te ütlesite meile, et see aitaks Ida-Euroopa tööstust, aga te ei vastanud minu küsimusele, et miks on militaar Schengen hädavajalik Euroopa kaitsetööstuse arenguks ja kuidas see tõstab kaitseettevõtete globaalset konkurentsivõimet, ehk siis mida see annaks Ida-Euroopa tööstusele, mida neil juba ei ole? Vastab komisjonist Itaalia. Aitäh, lugupeetud proua president. Ma väga vabandan, et ma ei saanud õigesti küsimusest aru, aga rõhutas, et mida see siis aitab? See aitab kiirevat ja tõhusat kaubavahetust eri siis liikmesriikide piiride vahel, et Euroopa Liidu või tähendab Schengeni ala siseselt see kaupade liikumine toimuks kiiremini, mis siis tõstab konkurentsivõimet globaalsel turul. Aitäh. Viimase küsimuse esitab Belgia 13. Aitäh sõna eest, proua president, ja minu küsimus on siis 8. klausli kohta, et teil on siin kirjas, et te soovite tungivalt laiendada transpordisõlmede taristut, et millest see taristu laiendamine seisneks? Aitäh. Vastab komisjonist Hispaania. Aitäh sõna eest, proua president.
et transpordisõlme laiendamine hõlmaks siis, et nagu võib tuua siis näitena see Rail Baltica, kus ehitatakse uued nagu suured siis ümberlaadimisjaamad ja ka transpordisõlmed nii Pärnusse kui ka Mugale ja Tallinnasse, et sealt edasi oleks ka võimalik taristuga liigutada efektiivselt kaupasid ja ka inimesi üle siis riikide laiali. Ehk siis, kui meil on Pärnus kuskil suur laadimisjaam, siis samas peaks olema ka näiteks raudteetaristu kuskil leies või kuskil veel ümberlaadimisjaamu, et oleks võimalik lihtsalt liigutada kaupasid nii, et me ei peaks sõitma kogu aeg kuskilt ei tea kust läbi. Ja samas suurendab ka see militaarkaitse aspektist, sest kui meil on ainult mõni üksik suur transpordisõlm, suurem, kus käib kogu siis liiklus läbi, nagu on näiteks Eesti näitel Tallinn raudteetaristul, siis kui see hävib, siis ei ole meil võimalik üldse liikuda ja kui me oleks neid transpordisõlmi rohkem, siis on meil lihtsalt rohkem võimalusi ka kriisiolukorras liigutada kaupasid ja inimesi. Nüüd on täiskogul võimalik esitada komisjoni resolutsioonile vastukõne. Selle jaoks tuleb ennast kõne järjekorda panna. Kõnepulti tuleb Slovakkia 36. Aitäh sõna eest, austatud proua president. Teate, kaassaadikud, mul on väga kahju. Sellepärast ma ei tea isegi, kust alustada. Nende resolutsioon on nii laiali valgunud. Nad on regionaalarengu komisjon ja nad räägivad julgeolekust, keskkonnast, digitaliseerimisest, lennundusest, noorte harimisest ja veel bürokraatia vähendamisest. No jumal hoidku. Ma tahaksin veel välja tuua, et ma väga kardan Euroopa turvalisuse pärast. Nad tahavad praktiliselt teha illegaalsetele ärimeestele ideaalset keskkonda. Ei ole pabereid meie relvadel ja meie laskemoonal, siis kuidas me saame jälgida, kuhu nad lähevad, kes neid kasutab ja mille jaoks neid kasutatakse. Minu meelest see on täielik absurdsus. Selline asi kindlasti ei saa minna. Veelgi see bürokraatia on tegelikult väga oluline, sellepärast et me ei saa lasta kaubal nii vabalt lihtsalt liikuda. Me peame kontrollima, mis seal on, kuhu see läheb ja kellele, sest nii palju on inimesi, kes proovivad illegaalsetel viisidel tänapäeval raha teenida ja me peame tegema just selle neile raskemaks, mitte lihtsamaks. Et see, et me siis bürokraatiat vähendame ja siis piirikontrolli, tolli ja kõike muud veel tõmbame seal kõik need kaitse nagu mehhanismid maha, see on täielik absurdsus. Veel siis lisaks ma tahaksin rääkida sellest, et militaar Schengen on minu jaoks ka midagi, mis on täiesti mingist ulmefilmist. Sellepärast, et kuidas me saaksime lubada sellist asja, et siis me siin Tallinnas rahulikult oleme ja kuna meil on militaar Schengeni ala, et siis need väed võivad siin rahulikult liikuda, et siis me oleme rahulikult elama oma elu siin ja siis näiteks Orban Ungarist tuleb oma tankidega siia ja ütleb, kuulge, me mõtlesime, teeme vahepausi siin, et tahaks pärast edasi liikuda mingi teise riiki. No see ju ei lenda. Et ma tahaks öelda, et see tõesti rikub riikide suveräänsust, seda ei ole vaja, sest sõjaolukorras me niigi, kes me vajame abi, me laseme oma liitlastel oma riigis liikuda. Ja hetkel rahuajal me peamegi just teadma, kes meil siin on, et mis liitlasüksused meil on, kus nad tulevad. See on kõik väga oluline. Et me ei saa lasta omal nagu täiesti, siis kuidas sa ütled, nagu kaitset maha. Ning siis veel, et nad nagu
mul on lihtsalt südamelähedane see, et ma oleks tahtnud, et nad oleks rohkem tegelenud sellega, et olekski parandanud siis näiteks inimeste elusid maakohtades ja teinud midagi nagu, mis oleks kasulik siis maainimestele ja Euroopa inimestele. Aga ma tunnen, et nad kuidagi keskendusid täiesti valedele teemadele. Et kahjuks mul pean inglise keelt kasutama, andke mulle andeks, aga back to the drawing board with this one. Sellepärast, et see on oluline teema, see vajab tegutsemist, aga selline resolutsioon ei saa läbi minna. Sest reaalsed probleemid vajavad lahendamist ja need lahendust ei saanud. Hetkel need asjad, mis siia said kirjutatud, need lihtsalt kirjutamise põhimõttega. Aitäh teile ja ma kutsun teid kõiki hääletama selle eelnõu vastu, sellepärast, et meil on vaja, et inimesed tegeleksid tegelike probleemidega. Ja me ei saa lasta siin, kus on täiesti mingid teised asjad kirjas, sellel läbi minna, sest me peame tegelema tegelike probleemidega. Palun hääletage selle resolutsiooni vastu. Aitäh teile, kallid kaassaadikud. Delegaat võib naasta oma kohale. Kes komisjonist soovib esitada resolutsiooni lõpukõne? Leedu. Aitäh sõna eest, lugupeetud proua president. Lugupeetud president, asepresidendid, esimehed, kaasdelegaadid ning saalis viibijad. Transport on tee tulevikku ning meie komisjoni resolutsioon annab kaardi, kuidas sinna jõuda. Meie prioriteediks oli taristu tuleviku kindlaks tegemine, näiteks läbi rohetehnoloogia ning sabotaažikindluse. Meie resolutsioonist tulevad selgelt välja erinevad kasud, nende hulgas näiteks suurem kaitseettevõtete konkurentsivõime, parem ühendatus ning valmisolek kriisideks. Transpordivaldkond mõjutab meid kõiki ning puutume sellega ka igapäevaselt kokku. Seetõttu on äärmiselt oluline, et tee tulevikku oleks selge. Meie resolutsioon loob tugeva pinnase edasiseks tegutsemiseks ning meie lahendused on mitmekülgsed, käsitledes transpordivaldkonna probleeme eri nurkade alt. Räägime nii rohepöördest, sõjatehnika vabast liikumisest kui ka transpordisõlmede ligipääsetavusest. Meie resolutsiooni läbivateks joonteks on efektiivsus ning tulevikukindlus ja iga meie resolutsiooni punkt proovib saavutada paremat tulevikku. Oleme korduvalt välja toonud oma resolutsiooni punktide tähtsust, kuid rõhutaksin siinkohal üle, et ilma toimivate ühenduseta ei ole Euroopa Liidul võimalik töötada. Need ühendused peavad aga olema võimalikult tõhusad ning vastupidavad. Siinkohal adresseerin mõned vastukõne peamised argumendid. Alustame siis teemast, mis kõlas ka mitmetest küsimustest, Militaar Schengen. Militaar Schengeni kohta kuulsime mitmeid eri argumente, kuid pean tõdema, et enamus neist on veidi hullumeelsed. Me oleme Euroopa Liidus oma liitlastega koos. Me ei räägi sellest, et me teeme mingi Militaar Schengeni Venemaa või Valgevenega. Me räägime oma liitlastest ning osa liitlasvägedest on juba täna Eestis ja me oleme kõik väga tänulikud selle eest. Me ei saa maha kanda oma liitlasi, kuid kui me neid ei saa usaldada, keda siis veel? Me räägime ja samuti toodi välja korduvalt, et pole mingit dokumentatsiooni, et kõik asjad liiguvad salaja, et Eesti riik ei tea, et Viktor Orbani tankid on kusagil Eesti piiri peal. Me oleme korduvalt oma vastustes välja toonud, et mingi dokumentatsioon säilib, aga praegu me räägime olukorrast, kus iga jumala kord tuleb üle küsida, kas nüüd võib siit läbi minna, kas nüüd võib siit läbi minna. Need on meie liitlased, me peame neid usaldama. Ja taaskord tooksin välja ka rahuaja kasud. Me rääkisime kaitseettevõtete globaalsest konkurentsivõimest. Meil on praegu kahetsusväärselt olukord, kus on Eesti kaitseettevõtted, kes ei saa liigutada oma abi Ukrainasse, sellepärast, et nad peavad enne tegema mitmeid kokkuleppeid erinevate transiidiriikidega, millest tuleb vahepealt läbi minna. Ning seetõttu on nad sunnitud seda kohati tegema illegaalselt. Meie resolutsioon kaotaks igasuguse illegaalse relvaveo, aga milles meid küll kahjuks siin süüdistati, nagu me tahaks lihtsalt Eesti riiki maha müüa umbes, aga me ei taha seda, me tahame usaldada oma liitlasi. Ja mina usun, et iga saadik siin saalis, kes on täna tulnud siia mudel Euroopa Parlamenti, et rääkida kaasa Euroopa Liidu tulevikus, peab usaldama oma liitlasi ja Euroopa Liitu sealhulgas. Liigun edasi siis teise punkti juurde, mis tuli välja vastukõnest, et me ei rääkinud maainimestest, et me ei rääkinud õigetest asjadest. Tooksin välja, et me rääkisime erinevatest asjadest, me rääkisime maainimestest, me tutvustasime teile viimase kilomeetri teenuse kontseptsiooni, mida käsitles põhjalikumalt meie reaktsioonikõne muudatusettepanekule ning rõhutaksin taaskord üle, et me ei tohi maainimesi taandada mingisuguseks
inimesteks, kes peavad lihtsalt kõikjal omama autot, et üldse kusagile liikuma saada. Me peame mõtlema ka laste, alaealiste peale, me peame mõtlema vanainimeste peale, et ka nemad saaksid vajaduse korral kõikjale, kuhu nad soovivad, üle kogu liidu. Sooviksin taaskord rõhutada meie resolutsioonist tekkivaid kasusid kogu Euroopale, et ka edaspidi jõuaksid kaubad kiirelt inimesteni ning inimesed ise Delegaat võib sõnavõttu kokku võtta. ning inimesed ise saaksid liikuda võimalikult nobedalt igasse Euroopa otsa. Kutsun teid kõiki üles hääletama meie resolutsiooni poolt, sest iga Euroopa kodanik väärib vastupidavat, rohelist ja ligipääsetavat transpordivõrku. Aitäh! Delegaat võib naasta komisjoni juurde ning komisjon saab naasta täiskogusse, et resolutsiooni poolt või vastu hääletada. Samuti on hääletamisel võimalik jääda ka erapooletuks. Panen Regionaalarengu komisjoni resolutsiooni hääletusele. Kuueteistkümne poolthääle, 33 vastuhääle ja 6 erapooletuga ja komisjoni esimeeste heakskiiduga on resolutsioon tagasi lükatud. Aplodeerimine ei ole päevakorras.